Uus luureandmetega toetatud aruanne viitab suurele muutusele Gazas ning see võib ümber kujundada sektori poliitilise tuleviku. Iisraeli avaliku ringhäälingu Kan andmetel avaldab üha rohkem gazalasi toetust sellele, et Hamas loobuks oma relvadest, sest nad näevad relvitustamist võimaliku väljapääsuna aastatepikkusest sõjast, hävingust ja ebastabiilsusest. Nüüd tsiteerib raport lääne luureandmeid, mis näitavad, et relvastatud vastukanu toetamine on kohapeal märkimisväärselt vähenenud. Samal ajal kui pettumus jätkuvas konfliktis ja halvenevates elutingimustes on see, mis paneb üha rohkem inimesi toetama tsiviiljuhtimist militantide võimu asemel. Samal ajal keeldub Hamas endiselt relvi loovutamast, kuna relvarahuga seotud läbirääkimised on endiselt ummikus. Ja meiega liitub nüüd Hamza Abu Havadi, ta on Palestiina kirjanik ja endine Hamasi vang. Nüüd Hamza, see raport viitab sellele, et üha rohkem gazalasi toetab Hamasi relvitustamist. Aga sinu vaatenurgast, kui palju see tegelikult peegeldab seda, mida inimesed koha peal tahavad ja tunnevad? Ja, aitäh kõigepealt mind kutsumast. Tegelikult kinnitab see paljusid varasemaid raporteid, mis rääkisid Hamasi populaarsusest gazalaste seas. Üks neist oli Palestiina poliitika ja uuringukeskuse uuring, mis märkis 2025 aastal, et kuni 35% inimestest toetab Hamasi võimu Gaza üle. Teised küsitlused on tegelikult maininud, et see protsent on palju väiksem. Ja inimestelt, kellega ma räägin, sõpradelt, kaugematelt, sugulastelt, kes elab endiselt Gaza sektoris, on selge, et valdav enamus inimesi ei soovi, et Hamas Gazas jätkaks. Olgu see siis valitsuse või relvarühmitusena. Nii et inimesed otsivad ja jälgivad alternatiivi, mis suudaks Gazat juhtida pärast sõda või alustada Gaza sektori ülesehitamist. Kahjuks on see kõik praegu justkui vaakumis, sest loomulikult keeldub Hamas relvi loovutamast ja alates relvarahu sõlmimisest on nad püüdnud seda tühimikku täita, olles sõna otseses mõttes igal pool Gazas. Majandusministeeriumis, politseis, siseministeeriumis. Nad püüavad seda tühimikku täita, sest Gazas pole tegelikult kedagi teist, kes seda teeks. Gazas puudub julgeolek ning seal on perekondade vaheline rivaalitsemine ja Hamasi-meelsete ning Hamasi vastaste relvarühmituste vaheline rivaalitsemine. Teisest küljest kipub Hamas oma seisukohta õigustama, viidates sellele, et Iisraeli valitsus ei pidanud relvarahu esimesest etapist täielikult kinni. Ma räägin humanitaarabi sisenemisest. Trumpi konkreetses 20-punktilises plaanis kokkulepitud arvudest või sellest, et mõned õhurünnakud jätkuvad Gazas või et armee liigub kollasest joonest kaugemale. Nii et see on omamoodi tupikseis. Inimesed ei taha Hamasi ja otsivad alternatiivi. Alternatiivi esindab praegu tehnokraatlik komitee, kes on Egiptuses kinni ega ole Gazasse sisenenud. Ja kellelgi pole tegelikult vastust, kuidas see olukord lahendatakse. Kui Hamas jätkab relvadest loobumisest keeldumist ajal, mil avalik arvamus muutub, mida sa arvad, mida see tähendab Gaza tulevase legitiimsuse ja kontrolli jaoks? Ja kas sa arvad, et on võimalus näha mingisugust ülestõusu tavaliste gazalaste seas? Kui Hamas keeldub ka edaspidi relvi loovutamast, siis ma ei saa öelda, et näen Gaza sektorile mingit tulevikku, olgu see siis ülesehitamise või taastamise mõttes. Sest ükski riik ei ole valmis maksma sentigi Gaza ülesehitamiseks. Seni, kuni Hamas on selline. Seni, kuni Hamas on relvastatud või seni, kuni Hamasil on võim Gaza sees. Sest me kõik teame, kuhu see raha läheks, kui Hamas kontrolliks ülesehituseks mõeldud raha. Seal üks asi. Kui rääkida ühiskonnast, siis ma ei saa oodata, et ühiskond midagi teeks, sest see ühiskond on kurnatud. On kurnatud enam kui 2 aasta pikkusest sõjast, kurnatud varasemast näljast, ümberasumisest ja telkides elamisest ning neil pole midagi. Ja ma ei ütleks, et ühiskonna kohustus on Hamasi relvitustada. Ma arvan, et see on uue tehnokraatliku komitee politsei ülesanne sellist tööd teha. Kahjuks andis tehnokraatlik komitee välja avalduse, milles öeldi ühel või teisel viisil, et see ei ole meie töö ja meie ülesanne on lihtsalt olukorra säilitamine või Gaza sektori ülesehitamine. Isiklikult arvan, et nad peaksid sellise asja eest vastutama ja Hamasi relvituks tegema ning need relvad müüakse mõnele Araabia riigile, olgu see Egiptus või mõni muu riik. See on üks asi. Aga kui tehnokraatlik komitee ei ole valmis seda tegema
ja me liigume sõja taaspuhkemise stsenaariumi poole, siis ütleksin nii. Parim mõte oleks olukorda parandada kollasest joonest kaugemal asuvates piirkondades. Nii et igaks juhuks, ma mõtlen, ühiskonda saab liigutada nendesse piirkondadesse, et me ei näeks samasugust humanitaarset kannatust nagu sõja ajal. Mind huvitab kuulda, mida räägivad need, kellega te kohapeal räägite. Mida nemad ütlevad? Mida nad tahaksid järgmisena näha juhtumas? Sest ilmselgelt see, mida te siin kirjeldate, on olukord, kus tundub, et Hamasi ei relvitustata. Välja arvatud juhul, kui, nagu te ütlesite, tuleb tehnokraatlik politseijõud, kes selle tegelikult ellu viib. Millised on siis nende inimeste ootused, kes on kohapeal? Kuidas nad ootavad, et see võiks juhtuda? Inimeste ootus on näha, et rellitustamine toimub kas palestiinlaste või araabia poole poolt. Nad ei oota, et seda teeks Iisraeli poolt. Tegelikult nad ei usalda seda algusest peale. Ja nad mõistavad täielikult, et kui seda tehakse sõjalise eskalatsiooni või Iisraeli armee jõu kasutamise kaudu, maksavad selle eest loomulikult tsiviilisikud. Ja nagu ma alguses ütlesin, on ühiskond sellest sõjast äärmiselt väsinud ning nad ei ole valmis sisenema uude sõjalise eskalatsiooni faasi ega uude sõtta Hamasi ja Iisraeli vahel. Teisest küljest liiguvad nad samuti eemale. Või ei taha nad tagasi minna 6. oktoobri stsenaariumi juurde, kus kogu Gaza sektori üle valitseb Hamas. Ja lihtsalt valmistuvad uueks sõjaliseks eskalatsiooniks või uueks sõjaks. See võib võtta 5 või 7 aastat ja siis jõuame jälle samasse olukorda tagasi. Nii et ühiskond tahab, et see saaks tehtud kas palestiinlaste enda käe läbi või vähemal määral nõustuksid nad sellega, kui seda teeksid araabia riikide väed. Huvitav. Hästi. Hamza, ma tahaksin sind taga tänada, et sa meiega liitusid. Nagu alati on tõesti põnev kuulda sinu vaatenurka ja seda, mida sa kuuled nendelt, kes on koha peal.